Nii, tahaks väga öelda tere hommikust kõigile, aga aeg läheb nii kiirelt ja juba on kell 5 läbi juba. Aga tere, ilusat pärastlõunat kõigile ja nii hea on teid siin näha. Hea on, et te olete saanud tulla ja ma loen Galaatia peatükist 5, salmist 13. Teie vennad ja õed olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Ja seda on nii hea, et tegelikult Jumal kutsub meid vabadusse, tõelisse vabadusse ja meie asi on otsustada, kasutada seda nagu hästi. Ja ma olen tegelikult, mul on hea meel, et täna me oleme täna siin ja juba see on esimene suur samm sellest, et me oma vabadusega toome au Jumalale ja tuleme kokku, et otsida teda, et teenida teda üheskoos, et armastada üksteist ja kuulata, mis Jumalal meil öelda on. Nii et ma usun, et siin me saab olema väga hea aeg. Aga jah, me saame jätkata ülistusega. Ilmselt te võite juba tõusta. Tere ülistustiimi poolt ka, et see Mattiase algus oli väga haakuv kuidagi minu mõtetega ka, mis on ülistusega seotud ja kuidagi see, et meid on vabaduses kutsutud, siis kui sa ei tunne Jumalat, siis mulje on selline, et kui sa kirikusse tuled, minul oli ka kunagi nii, siis sa pead mahtuma sellisesse, tegelikult isegi veel väiksemasse raami ja elu lõpuni kannatama seda. Ja kui sa Jumalat tunned, siis me teame, et see ei ole nii. Ja lapsed, nüüd tuleb üks lugu teile ka, pärast mida te saate minna siis Liisbetiga koos mällama, et te ilmselt teate teda, aga võib igaks juhuks lehvitada teile, ta on seal samas. Nii et kui lugu läbi saab ja palve ka tehtud on, siis te võite minna. Aga lugu on siis ka äge, et Jumala puudutus on õrn, et see ei ole selline kuidagi tugev ja sind kuidagi paika panev ja sinu ellu ebameeldivaid asju toob. Ei ole, et see on õrn. Et nii õrn on su puudutus ja loo nimi tegelikult on Su sarnast ei tea, aga algab selliste sõnadega. Ja sõnad on väga sügavad. Nii õrn on su puudutus ja sa kutsud mind endaga kaasa. Sinu juures on vabadus, sinu armastus endasse haarab, ma tean, et kogu loodu isand sind ülistab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Nii õrn on su puudutus ja sa kutsud mind endaga kaasa. Sinu juures on vabadus, sinu armastus endasse haarab, ma tean, et kogu loodu isand mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Ma tahan minna koos sinuga, sinu lähedus kosutab hinge, päästja jälgedes kõnnin ma ja tema vaimus mu süda on kindel, ma tean, et kogu loodu isand mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Sa särad nii kirkalt pimedas, tahan joosta vaid sinu poole. Jeesus on isand, Jeesus on kuningas. Ja sa särad nii kirkalt pimedas ja me hüüame sinu poole. Jeesus on isand, Jeesus on kuningas. Sa särad nii kirkalt pimedas, tahan joosta vaid sinu poole. Jeesus on isand, Jeesus on kuningas.
ja sa särad nii kirkad pimedast ja me hüüame sinu poole. Jeesus on isand, Jeesus on kuningas. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist sarnast ei tea. Kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist sarnast ei tea. Kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Isa taevas, tänu sulle, et sa oled kogu taeva ja maa valitseja, Jumal. Su sõna räägib sellest nii palju, Jumal. Su loodu õpetab meile seda, et ükski inimene ega ükski kaos ei ole võimeline tekitama sellist rikkalikku maastikku, nagu me maa peal näeme. Kõrgeid mägesid, sügavaid ookeane, issand džungleid ja liivakõrbeid ja mida iganes veel, Jumal. Seda on nii palju. Isa, neid rikkalikke looma- ja linnuliike. Jumal, ja see läheb väga-väga mikrotasandile, väga detaili välja, issand. Sa oled suur looja, isa, tänu sulle. Isa, kui me täname sind selle eest, et sa nii mitmel pool pühakirjast tood kuidagi eeskujuks meile lapsi. Ja tänu sulle, isa, et me võime tänasel päeval rõõmsalt ja tänulikud olla selle eest, et sa oled kinkinud meile kogudusse nii palju lapsi ja nii palju ägedaid lapsi ja noori, isa. Ja me palume selle pühapäeva kooli või poplasteka sinu kätte. Õnnista seda, palume, isa, et ole oma pühavaimul läbi seal ligidal. Isa, luba, et need räägitavad lood või mängitavad mängud, Jumal, et need oleksid enamat kui tegevus lihtsalt, enamat kui tekstide lugemine. Ja palume, et sa, Jumal, ise võiksid olla oma püha vaimu läbi niimoodi kohal, et lihtsalt see on kogetav, issand. Ja seda me palume. Õnnista väga lapsi ja õnnista Liisbeti ja võib-olla teisi veel, kes tal abiks on, isa. Luba, et see oleks püha aeg sinu palge ees. Jeesuse nimel, isa. Amen. Olge head, võtke istet. Nii, aitäh ülistajatele. Nii, enne kui me edasi läheme, siis on hulk teateid, hulk informatsiooni, mida tuleb jagada. Ilmselt jooksis minu selja taga ka slaididel juba infot. Ja enne kui ma võtan ette need teated ja kogu selle informatsiooni, siis võtame üles korjenduse. Ma palun, et Andreas ja Kaur aitaksite need karbid liikuma panna. Ja see on võimalus toetada. Piibel ütleb, et see tuleks teha rõõmsast südamest. Mulle meeldis, kui vahepeal käis läbi, et kui täna tunned, et su süda ei ole rõõmus ja sa ei taha anda, siis võib-olla ei ole see õige koht, aga see on täiesti vabatahtlikult loomulikult. Sellega me toetame selle koguduse arengut, aga suures pildis see on Jumala riigi toetamine ja panus sellesse, nii et ma julustan. Ja kui ei ole sularaha, siis alati võib skännida seda QR-koodi ja ees on ka makseterminal, et ei ole nagu vahet, mis pidi. Aga nii, nüüd natuke infot sellest, mis on tulekul. Esiteks üldse meil hakkavad, täna hakkas teenistus kell 5, juba eelmine kord oli ka kell 5, aga kogu suveperioodi jooksul on kõik teenistused ja pühapäevati meil kell 5, nii et võtke teadmiseks. Täna peale teenistust, nagu alati, on eespalve võimalus. Me tõmbame need kardinad siit kette ja seal taga tekib selline natuke privaatsem ruum, kus te saate tulla ja küsida, et teie eest palvetatakse. Ja esmaspäeviti on meil palveteenistus, siin kell 7. See on selline teenistus, kus te saame tulla ja palvetada suurtemate teemade eest, näiteks koguduselu eest, kõik, mis tuleb nagu esile, üheskoos võtta sellele selline palve peale ja hoida neid teemasid palves. Palvekliinik juunist on suvepuhkusel, aga hingehoid ja eespalve on, nagu ma rääkisin, peale teenistust, saate alati küsida palvet.
ja saate saata oma palvesooviga palve@karmel.ee ja võib-olla panite tähele, kui tulite täna sisse, siis seal oli selline salajaste palvete karp. Te võite sinna panna kirja oma palved ja neid ei loeta kuskil ette, aga nende eest palvetatakse ja te võite võtta selle teadmiseks. Nii et kui teil on midagi, mida te võib-olla ei taha, et keegi teaks või te ei taha avalikult välja öelda, aga teil on mure sees ja soovite sellist eespalvet, siis on ka võimalus. Nii, järgmine teenistus 14. juuni on meil külas Ilmar Tomusk ja 21. juuni meil teenib Klaus Möller. Nii et seal oli väike kuupäevade vahetus, aga see on õige info. Ja siis on meil tulemas ka laagrid. Ma nägin nii vahvalt selle lastelaagri promo veel üleval, aga mul on juba info, et kohad on täis. et ma loodan, et te kõik jõudsite ja et kõikide teie lapsed ka on ilusti kirjas ja saavad tulla. Aga meil toimub ka noortelaager ja Grete tahtis tulla ja öelda paar sõna selle kohta. Aitäh! Tahtsin öelda jah, et kui lastelaagri kohad on täis, siis meil on tegelikult hea meel öelda, et noortelaagris veel kohti jagub. See vanus, me oleme seda välja reklaaminud, et 13–18, aga kui sina või keegi kas sinu enda noor laps või kellegi tuttava laps on kas natukene noora või natuke varem, siis võid mulle julge kirjutada, ma olen siis Grete, või meie pöördes meediasse või kirjutada ja saame läbirääkimisi pidada ka. Ja lihtsalt jagan niisugust üldist infot ka, et tulemas on väga äge laager, siis 7–12 ja üle siis mõne aja me teeme jälle niisugust muusika ja tegelikult ka loova kallakuga laagrit, ehk siis noored saavad midagi lahedat õppida seal, kas nad õpivad mõnda pilli mängima, hoopis võib-olla kuidas seda helipulti vallata, kuidas teha ägedaid videoid ja pilte ja palju muud, nii et on tulemas väga äge laager ja infoks oli see, et järgmine nädal 15. lõpeb soodusregistreerimine, ehk siis kui praegult on laagri hind 110 €, siis peale seda on laagri hind 125 €. Nii et kui sa ei ole registreerinud, siis tee seda kindlasti ja kogudusele võib-olla veel meie palvesoovid on see, et tõesti hoidke palun palves neid noori, kes on laagrisse tulemas ja seda meeskonda ka, kes on panustamas ja tegemas ägedat jumalatööd. Et see võiks olla üks tõesti jumala käsi, võiks olla selle laagri üle, esiteks, et noorte südamed saaksid puudutatud ja nad võiksid tulla usule ja päästmisele, aga et see võiks ka olla turvaline koht, et seal ei juhtu mingit õnnetus, ei füüsiliselt ega ka kuidagi kellelgi ei keeraks vaimselt ära. Et lihtsalt jah, võite meid kindlasti palves hoida ja registreerige oma noored ruttu. Aitäh! Nii, aitäh sulle, Grete. Ja loomulikult me anname sellise ülevaate, aga kogu see informatsioon on meie kodulehel, Facebooki lehel, nii et tuhnege julgelt, seal on ka igasugused detaile, nii et võite julgelt avastada. Nii, meil on olnud ka päris hea hulk sünnipäevasi. Ma loen need ette. Deborah Einstein, Imbi Viires, Maria Kams, Mehis Vogt, Andres Eegi, Andreas Preisfrond, Raivo Telvik. Ja nagu te teate, siis teile on pärast teenistust üks jäätis tasuta. Et ma loodan, et ei ootate seda. Aga saame üheskoos tõusta ja palvetada nende kõikide teemade eest. Ja ju toome palvesse kaasa ka Jausa koguduse, kes on meie eespalve kogudus. Palvetame üheskoos. Isa, ma tänan sind. Isa, ma tänan sind, me saame üheskoos tulla sinu ette ja tulla palves sinu ette üheskoos ja me palume eriliselt meie sünnipäeva lapsed sinu kätte. Isa, ma tänan sind, et me võime paluda neile õnnistust, sinu armu, isa, ja seda küllust, mida sa tood meie ellu, isa, ka eriliselt ka sinu vabadust. Et nad tõesti oleksid vabad elamaks täpselt nii, nagu nad soovivad ja nad oskavad seda elada sulle, isa. Isa, ma tänan sind selle eest ja isa, sina näed, kus igaüks on. Sina näed, mis on meie sügaval sees, mis on meie mõtetes ja kuhu läheb meie elu ja kuidas ta täna täpselt on. Nii et ma tänan sind, et sina varustaksid neid just seal, kus nemad on.
ja sina oleksid eriliselt armuline, Isa, ja sina soosiksid neid, Isa. Ja kogu selle aasta vältel ja ka edaspidi ka, Isa, et sina tõesti saadaksid neid väga lähedalt, et sinu ligiolu oleks nendega ja tõesti nende karikas oleks pilgeni täis, ajaks üle, Isa. Siis ma tänan sind, et nii hea on koos elada sinuga, ei käia seda teed koos sinuga, toetuda sulle, Isa. Isa, ma palun, et nad tõesti tunnetaksid seda, et sina oled nende kallune jalge alus, kus nad alati saavad seista. Sina oled see tugi, kus nad saavad toetuda, Isa. Ma tänan sind, et nõnda me saame paluda nende eest. Me palume ka selle korjanduse eest ja nende annetuste eest, mis me oleme saanud kokku panna, Isa. Ma tänan sind, et sinu arm on ka üle selle, Isa. Ja sinu õnnistus on üle selle, Isa. Et see, mis me üheskoos saame kokku panna, et see tõesti, sellel oleks mõju inimeste eludele, selle koguduse toimimisele, Isa, aga laiemalt selles linnas, kogus Eestis, Isa. Ma tänan sind, et see, mis me kokku paneme, et sellel on nii suur mõju, kus sina seda õnnistad. Ja ma tänan sind, et sina eriliselt õnnistad ka kõiki, kes on pannud. Ja Isa, et sinu selline finantsiline arm oleks ka üle meie, Isa. Tänu sulle selle eest. Ja palume ka jausa koguda sinu kätte, Isa. Ole sina armuline. Isa, anna sina tarkust ja õnnista sina ka. Isa, toeta neid seal, kus nad vajavad tuge, Isa. Ja tõesti ole nende varustaja. Tänu sulle, et sinu ligiolu ja sinu tarkus oleks nendega koos. Ja sinu eriline arm ja õnnistus, Isa. Isa, ma tänan, et sa tooksid inimesi sinna kogudusse juurde. Isa, et juhtuksid imed. Ja Isa, et nad märkaksid ka väiksemaid imesid, Isa, mida sina teed. Ma tänan sind selle eest, Isa. Ma tänan sind kõige eest. Amen. Võite seisma jääda ilusti, et me jätkame ülistust ja jälle võiks öelda mingis mõttes Eesti vaimuliku muusika, tüvitekst võib ka nii öelda, et see on Paul Gerhardi ja Kirillus Kreegi kirjutatud ja ma usun, et see tuleb tuttav ette, et isegi kui te seda kirikust tundnud ei ole, aga laulu sisu on väga lihtne. See on palve, et meie ise ei paneks uksi kinni ja oleksime Jumala ees lahti, kui ta midagi teha tahab. Mu süda ärka üles ja kiidan loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. Su sõna tõeks läinud, ma olen päeva näinud. Ei häda saa mu ligi, mind varjas sinu vägi. Mu Jumal nii kui öösel mind hoidis sinu käsi. Nii päeval ka mind kannab, mul inglid varjuks annab. Ka töös mind ise aitab, mis õige mulle näitab. Su hoolde kõik ma jätan, mis iial ette võtab. Su heldus jäägu mulle, mu süda templiks sulle. Su sõna mind sind hoidku, teed taeva poole näidku.
sulane ootab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl. Siin sinu ees, isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mul vastad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Siin sinu ees, sulane ootab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl. Siin sinu ees, isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Nüüd tule täidab aid, kus seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täidab aid, kus seisan ja ootan su hääl. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Siin sinu ees, sulane ootab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl. Siin sinu ees, isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Nüüd tule täidab aid, kus seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täidab aid, kus seisan ja ootan su hääl. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Nüüd tule täidab aid, kus seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täidab aid, kus seisan ja ootan su hääl. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Siin sinu eest, su sulane ootab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl.
Isa hea. Isa taevas, tänu sulle, et sinu jaoks loeb kõige rohkem see, mis me päriselt mõtleme. Sa näed seda niikuinii, Isa. Isa, kui me just laulsime sinu ees seda, et ma ootan sind ja tunnistasime seda, et kui me otsime sind, siis sa leiad võimaluse nagu vastata, Isa, ja ennast kogeda anda. Isa, me usume, et see on su soov, et see on aegade algusest olnud sinu soov. Tänu sulle, Isa, et me võime seda oodata. Amen. Nüüd võib istuda. Kes tahab hakata edasi laulma, et see kohe sai. Kitarr hakkas mängima. Aga hea kogudus, on rõõm olla täna ühes koos siin ja lubada sellel tõeks saada, millest me just praegu laulsime. Et me kuulaksime, paneksime tähele Jumala häält ja me oleme erinevatest taustadest, meie sellised need puutetundlikud kohad on natukese erinevad. Hästi üldistavalt öeldakse, et inimestel on 5 erinevat armastuse keelt, eks ju, head sõnad, head teod, kvaliteetaeg, siis on selline heade teenivate tegude tegemine, füüsiliste puudutuste tundmine ja kingituste tegemine, et need on natukese erinevad moed, kuidas me inimestena teineteise käest vastu võtame sellist sügavat puudutust. Ja kindlasti ka see, nagu Madiski ütles, et Jumal leiab unikaalse viisi, kuidas tulla ja kõnetada meie elusid. Aga üks on meie kõikide jaoks jäetud täpselt sarnane, täpselt võrdväärne. Vot seal on see, kus meie peame oma selle raadiosageduse õigeks keerama. Ja Jumal on loonud kogu selle maailma selliselt, et kõik saab alguse tema sõnast. Kogu maailm loodi tema sõna läbi. Kui oli vaja maailm täiesti uuesti luua, kui inimene oli oma patususe, rikutusega kõik ära rikkunud, kelle Jumal saatis? Elava sõna. Kui esimene maailm loodi kõneldatud välja sõnaga, siis teine uus maailm, uus looming tuli läbi selle, et Jumal saatis selle sõna siia 2 jalal kõndima, sest Jeesus Kristus on lihaks saanud Jumala sõna. Ja ükskõik, mida me oma elus tahame, vajame, igatseme, mis on Jumala sõna kohane ja Jumala kartliku südamega, siis moel või teisel see peab alati alguse saama sellest, et me saame tema käest selle sõna. Ja mitmed te olete kuulnud ja teate, et kui piiblis eesti keeles me loeme sõna, see kreekakeelses vormis on logos, on kirja pandud sõna, siis selles kreekakeelses Uue Testamendi võtmes on üks teine vorm veel, mida kasutatakse sõna kohta, see on reema. Meie eestikeelses vormis on see mõlemad sõnad, aga üks on kirja pandud sõna, see on logos ja teine on see, kui see logos, kui see, mida ma loen, korraga saab päris minu enda omaks. Ma saan aru, et see, mida Jumal lubab, et ta on andnud mulle igavese elu, ta ütleb, et taevariik on õigus, rahu ja rõõm. See ei ole ainult kirja pandud, et see kuulub mulle ka, vot siis on see reema. See saab elavaks ja ma väga-väga julgustan siin ja kutsun üles praegu ka, kui me oleme siin koos Jumala sõna lugemas, kuulamas ja jagan teiega neid mõtteid, mis minu sees oli, siis et see kirjutatud sõna võiks saada sinu sees selleks elavaks sõnaks. Aga enne veel, meil on nüüd iga pühapäev saanud traditsiooniks, et uus raamat on seal ja ma arvan, et teie, kes te eelmine nädal ostsite selle uue juuniorite piibli, kuidas oli, kahetsete? Ei, need, kes ostsid, äge, midagi sellist ei ole olnud Eestis mitte kunagi varem. Et esmakordselt on eesti keelde trükitud täiesti selline uus formaat juuniorite piibel, nii et täna on need seal samamoodi olemas, et võite julgelt enda soetada. Aga eile, kui oli EKP Koguduste Liidu festival Haapsalus, siis anti välja selline väga-väga olulise teemaga raamat. Kas Jumal on julm? Ja ma arvan, see on küsimus, mida tegelikult väga paljud inimesed küsivad. Eriti meie Eesti kultuuri kontekstis. Kui sa ütled kristlus, siis mis on kohe need 2 sõna? Tuli ja mõõk. Kuigi ajalooliselt see enam ammu nii ei päde. Kristus oli palju ennem siin. Aga see on kuidagi meie narratiivis nii sees. Ja see on väga selline sisuline ja tõesti nagu hea
sügav tahkeroog, mida lugedes sa saad ise selle läbi mõelda ja võib-olla sa saad ka mitmeid häid mõtteid, kuidas inimestega vestluses anda edasi seda hea Jumala narratiivi. Nii et see on uus raamat, paks raamat, ainult 15 €, nii et seda saab seal samamoodi osta. Ja nii nagu te olete näinud, meil on täna veel aega selleks, et me tahame üheskoos tuletada meelde Jeesuse surma ja tema üles tõusmist, nii et kes te olete siin vanad olijad, siis te teate, kuidas see käib. Kui keegi on siin esimest, teist või kolmandat korda, siis meil on väga hea meel öelda teile tere tulemast. Ja meie koguduses pärast me natukese kirjeldame, kuidas me seda teeme, aga see on midagi, mida sa võid julgelt kogeda siin koos meiega. Aga nii, nüüd tänase sõna juurde ja minu sees on olnud tegelikult mitu nädalat üks tekst piiblist. See on Vanatestamendi tekst. Kui sul on piibel olemas, kas paberi peal või siis telefonis või arvutis, võta lahti ja otsi selline positiivne raamat üles piiblist. Kohtumõistjate raamat. Nii et, aga igaks üks ajalooline taust, et see ei ole mitte siis kohtumõistjad sellepärast, et meie mõistes nii-öelda, et nüüd on keegi, kes hakkab sulle siin kohe näpuga vibutama ja kohut mõistma, vaid see oli Iisraeli rahva ajaloos see periood, kus neil ei olnud kuningat. Jumal ütles neile väljakutse, et olge teie teistsugune rahvas. Ärge olge sellised, kelle üle keegi peab valitsema ja keegi tuleb, ütleb 1 klapid, 2 püsti, 3 jooksu, vaid ma olen andnud teile oma sõna. Las see sõna olla elav teie juures ja lihtsalt need hetked, kui Madis saab ühtemoodi sellest sõnast aru ja Gunnar teistmoodi, et siis on kohtumõistjad need, kes aitavad sellest nagu selgust luua. See oli tegelikult see algne mõte kohtumõistjate perioodiks. Aga Iisrael mõni aeg elas seda perioodi ja siis nad ütlesid, ei. Nad olid tegelikult nagu meie. Neil oli see sama kiusatus. Kuule, ma tahaks normaalne inimene olla. Ma tahaks olla nagu kõik teised. Mina tahaks ka sõita Mercedesega, mina tahaks ka minna Egiptusesse puhkama, mina tahaks ka, et minu palk oleks vähemalt 2 Eesti keskmist palka ja nii edasi. Iisraeli rahval oli see sama vajadus ja siis nad hakkasid Jumalaga kauplema. Siis tuli teine periood, kus Jumal ütles, no hea küll. Ma teen nii, nagu te palute, aga teate, see ei ole minu parim. See ei ole minu parim disain teie jaoks. Ja isegi kui ma luban teile seda, siis tegelikult see lõpuks maksab teile nii palju rohkem. Te olete hädas selle oma sooviga. Ja sellepärast ma julgustan, et kui me täna loeme siit kohtumõistjate raamatu algusest, esimesest peatükist mõned salmid, siis las lisaks sellele tekstile kuidagi püha vaim tuletab sulle meelde ja julgustab sind, et see, kelleks ta sind on loonud, need annid, mis ta sulle on andnud, see olemisviis, mida sina kannad, ära lange sellesse lõksu, mida Iisraeli rahvas langes. Ma tahaks olla normaalne. Ma ei tahaks olla nagu Gunnar, mõtlen mina, eks ju. Ma ei tahaks olla nagu keegi. Ma tahaks olla hoopis mõne inimese moodi. Leia enda sees nagu see tasakaal, et sa oled rahul sellega, kelleks Jumal sind on loonud, aga sa arened ja muutud iseendas Jumala sõna raamide kohaselt, mitte väljapoole seda. Aga nüüd võtame siis lahti selle esimese peatüki ja sealt 11. salmist alates mõned salmid. Sealt läks siis ta Debiri elanike vastu ja Debiri nimi oli mõiste Kirjat Seefer. Ja Kaaleb ütles, kes Kirjat Seeferit lööb ja selle vallutab, sellele ma annan naiseks oma tütre Aksa. Kui Otniel Kaalebi noorema venna Keenase poeg selle vallutas, siis andis oma tütre Aksa temale naiseks. Ja kui Aksa tuli, siis Otniel kehutas teda oma isalt põldu nõudma. Ja kui Aksa eesli sellest maha hüppas, küsis Kaaleb, mida sa soovid? Ja ta vastas, anna mulle üks kingitus. Et sa mind oled andnud kuivale maale, siis anna mulle ka veeallikad. Ja Kaaleb andis temale ülemised ja alumised allikad. Amen. Loomulikult, see on väga lühike lõik tervest pikast loost. See on siis see ülemineku aeg Iisraelis ja tegelikult selles on nii mitu tähendust. Ja ma julgustan sind, et kui sa loed piiblist, eriti Vana Testamenti, seal on alati vähemalt 3 kihti. Ja pane see lusikast nendest kõikidest kihtidest läbi. Ja kui sa lähed külla ja sööd Napoleoni kooki, siis inimesed vaatavad natukese kummaliselt, kui sa võtad lusika ja kraabid selle pealmise kihi ära, eks ju. Mulle meeldib see pealmine kiht. Ei, normaalne on see, et sa paned lusika läbi kõikide kihtide. Ja kui sa loed piiblit, siis samamoodi esimest kihti me kõik näeme. See on põnev, see on päris tegelikuks sündinud ja saanud lugu. Kogu Vana Testament täna, suurem osa Vanast Testamendist on selles mõttes nagu tõestatud ka ajalooliste faktidega, et seda lugedes sa ei pea mõtlema, et kas järgmine peatükk on Eesti
rahva ennemuistsed lood, mida kunagi pole olnud ja siis on Kitzbergi muinasjutud ja siis tulevad veel, eks ju, mingid 4. ja 5. Ei, esiteks, see on ajalooline põnevik täielik. Loed, näed seda. Teiseks, Piibel Uues Testamendis ütleb, et kõik Iisraeli rahvaga sündinud lood on tegelikult eeltähenduseks meile. Me lugedes neid õpime mõistma inimese ja Jumala vahelise toimemustreid. Me loeme saama aru, need on need viisid, need on need mustrid, kuidas. Kui me neid rakendame oma ellu, siis me õnnestume, kui me neid ei rakendu, siis meil ei lähe hästi. Aga 3. kiht, mis on seal kõige allpool, mis võiks öelda on see kõige magusam, tead, see on see kihiliste kookide pluss, kus on kõik see hea moos ja see mõnus või kus on meekooks ja mesi on sealt läbi vajunud, sa saad sealt alt selle kätte. Alati selles sõnas tegelikult Jumal on pannud midagi prohvetlikku, nii-öelda seda reemat sinu enda jaoks. Keegi teine su kõrval loeb, tema ei näe seda. See võib olla kõige põnevam, kõige ägedam piibli seletaja, keda sa üldse oled näinud. Ja tema ei leia sealt seda. Miks? Sest see oli Jumala poolt sulle valmis pandud. Nii et need 3 kihti on alati piibli Vanatestamendi lugudes nii-öelda need miinimumkihid. Ja ära lepi, et enne kui sa oled neist kõigist 3 selle lusika läbi pannud. Mina kutsun sind täna kaasa käima selles perspektiivis, mis Jumal mulle kõnetas. Aga sina hoia oma südant lahti, et kuulata, mida Jumal sulle sealt räägib. Esimene asi, nagu ma mainisin juba, see on tegelikult sündmuste nagu algpunkt, mis on Iisraeli rahva loos täiesti pöördeline. Ehk et patriarhid on läinud igavikku. Moosese põlvkond, kellega koos alustati teekonda, on juba läinud Jumala juurde mõni aeg tagasi. Nüüd Joosua, see tegelikult kohtumõistete raamatu 1. peatükk hakkab ju peale sellega, ta markeerib ära pärast Joosua surma. Ehk et järgmine põlvkond on astunud Jumala juurde ja nüüd on kätte jõudnud 3. põlvkond. Me loeme siit Aksast ja Otnielist. Teate, see 3. põlvkond on alati selline võtmetähtsusega põlvkond, kes on juhtimisest ja ärist natuke lugenud, kuulnud, öeldakse, et see toimib seal. Tihti on nii, et esimene põlvkond, need vanaisad, nemad on need, kes ehitavad ja rajavad mingeid legendaarseid firmasid, ettevõtteid. Nad panevad oma elu, nad kõik, mis neil on. Teine põlvkond, see poegade põlvkond, tütarde põlvkond, see tihti stabiliseerib selle. Ja 3. põlvkond vaatab kõike seda asja pealt, ütleb, jube raske elu. Müüme maha ja lööme lulli. Lähme Tenerifele elama. Ja teate, see on mõnes mõttes nagu kurb vaadata, et aeg-ajalt see sama muster tahab korduda ka koguduste lugudes. Kiriku inimeste eludes. Vanaisad, vanaemad on rajanud midagi perekondadesse. Nad tõeliselt nagu võitlesid selle oma elu eest välja. Meie sõna otseses mõttes vaadates tagasi Nõukogude ajale. Nad pidid trotsima kogu seda võimu, nad tihti olid oma usu pärast saadetud Siberisse, paljud neist ei saanud lõpetada ülikooli, päris mitmed ei saanud isegi alustada ülikooli. Sellepärast, et kui kuuldi, et on usklik, siis ei võetud lihtsalt ülikooli vastu. Poegade, tütarde põlvkond, seal nemad vaatasid, ossa poiss on kange värk, me ikkagi kuidagi oleme ka selles samas, aga nüüd see lastelaste põlvkond, nemad ei adopteeri enam seda vanavanemate õnnistust automaatselt. Nii nagu öeldakse, et Jumalal ei ole kunagi lapselapsi. Sellepärast ma julgustan sind, eriti kui sa oled mitmendat põlvkonda juba kristlane. Need on ägedad lood, need on ägedad õnnistused, mida Jumal on enne sind teinud. Aga Jumal tahab, et sina vallutaksid need mäed, need piirkonnad, millest sinu vanaisad ja isegi isad ei osanud unistada veel. Miks? Loomulikult sinu enda pärast, aga miks? Sellepärast, et need inimesed, kes tulevad pärast sind, mitte ainult sinu omad lapsed ja lapselapsed, vaid see põlvkonna mõõde. Need, kes tulevad sellesse kogudusse, nemad ei viitsi kaua kuulata lugusid, kuidas me lammutasime palvela, suur usuvõitlus oli, ehitasime uut, mõtlesime 2 aastaga, aga loodame, et mitte 20 aastaga. Seda utreerin natuke siin, eks ju nii. Nemad ei ole huvitatud nendest lugudest. Nemad küsivad, aga mida sina ehitasid? Mida sina tegid? Kus sina võitlesid? Ja tänu Jumalale, siin me näeme, et Aksa ja Otniel olid midagi jätnud meelde Jumala sügavast olemisviisist. Tõsi, Jumal ilmutab ennast ja ütleb, et ma olen püha Jumal. Jumal ilmutab ennast ja ütleb, et ma ei vaja mitte kedagi oma eksistentsiks, mina lihtsalt olen. Ta ilmutab ennast ja ütleb, et ma olen andnud teile maa, mida te lähete pärima. Aga iga selle asja vahel ta ilmutab ennast ja ütleb, ma olen Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal. Ma olen põlvkondade ülene Jumal. Ja vot siin oli nii-öelda see võtmekoht. Kas see Jumala ilmutus saab tegelikuks või mitte? Me elame täna sellises nagu surveajas, kus
eriti meie kultuuriruumis, no see usk on ikka nii sisemine, isiklik asi, et isegi kui ma nööbid kinni panen, siin peab veel krae üles tõstma, minema võtma selle külmavarese jope, luku kinni tõmbama, et mitte keegi ei näeks minu sees. Eriti on see, et ma ei tohiks oma lastele kuidagi anda teed või suunda või et mida nemad peaksid tegema. Teate, Piibel räägib hoopis teistsugust asja, emad, isad, vanaisad, vanaemad. Piibel lausa ütleb juba Vanas testamendis nii. Ja Uues testamendis ta kordab veel seda erilisel moel, et tuleb välja, et meie õnnistus. See, kuidas meie oma Jumalaga käimises õnnistatud saame, sõltub ka väga palju sellest, kas me endale antu suudame järgmisele põlvkonnale edasi anda. Kas see, mida me oleme saanud, Jumal õpetab väga selgelt, isad, ta ütleb, et te peate elama sellist elu, et ärge ärritage oma lapsi. Poiss küll, ma ei tea, kuhu see temperament tuleb siis panna, kui neid ärritada ei tohi. Aga tegelikult on ju see, isad, on ju nii. Meie neid ei ärrita, nemad ärritavad meid hoopis, on ju nii. Ja see on nagu meie peegeldus nende poole. Ei, Piibel tegelikult räägib sellest. Ja ma täna lihtsalt, see kõik on alles väike sissejuhatus, lihtsalt tuletan meile meelde, sõbrad, et see on meie perekondade lugu, aga see on meiega kui koguduse lugu. Nüüd, kui me vaatame siit edasi, kogu seda, siis see on üks võrdpilt. Iga kristlane, iga üks, kes on korras elus öelnud, et Jumal, ma kuulun sulle, on tegelikult taevariigi pangasüsteemis on talle eraldatud maa, and ja kutsumus. See lugu jutustab tegelikult seda, kõik Iisraeli suguharud, iga Iisraeli liige sai tegelikult endale maa seal Kaananis. Ei olnud mitte ühtegi erandit, aga selle pidi välja võitlema. Samamoodi me näeme siin. Ja tead, see on huvitav, ma ei hakka neid detaile kõike seal võtma. Ei olnud lihtsalt see, et ma lähen ja võidan oma maa, vaid me näeme, et Iisrael käis ja nii-öelda vallutas maad. Suguvõsad aitasid teineteisel neid maid vallutada ja kui nad olid siin ja seal ja kolmandas kohas nii-öelda selle oma kutsumuse kätte saanud, oma anni kätte saanud, siis need, kes olid saanud oma võidu, ütlesid, et nüüd me tuleme ja aitame järgmisi. Nüüd me tuleme ja aitame järgmisi. Vaadake, see on üks muster, mille tegelikult Jumal on pannud juba Vanas testamendis. Need samad, mis ma ütlesin, see on see teine kiht. Need lood räägivad tänasest päevast meile kogudusele. Absoluutselt, ma täna eelkõige tahan sind julgustada ja üles kutsuda. Kas sina tead, mis on sinu kutsumus? Kas sa tead, mis on täna see sinu and? Mis on see sinu maa, mille sa oled saanud? Need 2 noort inimest said endale maa ja ütlesid, et see on meie jama. Algus vaatasid seda maad ja ütlesid, jama. See on kuiv. Meil ei ole siin allikaid. Me vaatame lõpuks edasi, kuidas see lugu nagu lahenes, aga nad said endale midagi. See on hästi oluline. Kas sina tead? Kui sa täna ütled, et ma ei tea, ma olen lihtsalt see inimene, kes käib kirikusse, tuleb sisse ja läheb välja ja elan oma elu. Väga hea, et juba sa käid. Sa käid nii-öelda selles keskkonnas, kus Jumal saab seda kutsumust sulle teada anda. Aga Piibel Uues testamendis ütleb väga selgelt, kui me teeme kindlaks oma kutsumuse valiku, siis me ei komista iial. Kui me anname oma südame selleks, et Jumala poolt antud missiooni elada tegelikuks, siis see on nagu üks garantii selles, et me püsime mitte ainult oma kutsumuses, aga me püsime ka Jumala lapse seisuses. Ja teate, see on üks põhjus, miks ma nii palju näen seda iseenda elus, kui ma vaatan tagasi, samamoodi paljude kristlaste elus. Ei tea, kas see ikka on õige asi, mida ma teen. Aapikina, ma ei tea, äkki peaks olema normaalne inimene, äkki peaks olema normaalne eestlane. Ma lihtsalt käin kirikus, ma ei anna oma aega, oma energiat. Aga teate, sõbrad, siin me näeme seda Piibli lugu, et iga üks, kes on kutsutud Jumalasse, on kutsutud ka kutsumusse. Ja kui me ei käi oma kutsumuses, siis me oleme nagu linnud, kellel ei ole tiibu. Nad saavad parimal juhul käia ja nokkida natukese teri, nad saavad juua vett, aga oma seda põhiidentiteeti nad ei kanna. Et nad astuvad välja, lükkavad tiivad laiali, tõusevad kõrgele, ütlevad, vau, ma näen hoopis teist perspektiivi. Ma näen hoopis teist vaadet, sellel elul on hoopis teine hetk ja tunne. See ei tähenda, sõbrad, seda, et me peame alati igas oma elu hetkes nagu teadma lõpuni. Ma teen praegu seda, nii kaua teen, siis hakkan 2, 3, 4 tegema, aga pigem on see selline suurem arusaam sellest, Jumal, nii nagu Thessalonika kiri räägib. Meid, igat ühte või Heebrea kiri ütleb seda, meid on päästetud meie esivanemate poolt päritud, rikutud eluviisist teenima elavat Jumalat. Meil on kutsumus. Me näeme seda, noorte inimeste rõõm võib-olla siin meie keskialised ja vanemad vaatame, et nad olid tegelikult seda
lugu vaadates, nad olid päris pika lahinguteeba maha käinud. See, et neid mägesid kätte saada, appikene kui keeruline see oli. Nad olid aidanud teistel maid vallutada. Kui nad said selle oma koha kätte, siis on nii huvitav, nad väga ruttu kaardistasid selle ära. Aeg-ajalt mulle tundub, et ka kirikumaastikul selles Jumala kutsumuses ja Jumala annis elamine on natukese nagu rahvusromantiline müüt. Minu põlvkond veel mäletab, me lubasime kõik süüa kartulikoori, peaasi, et saaks Eesti Vabariigi. Kui paljud on viimase 35 aasta jooksul kartulikoori söönud? Nüüd on võib-olla see tervislik, eks ju hästi. Ja just sellepärast, muidugi. Ja täpselt nii. Aga üldiselt see rahvusromantilisus läks ruttu ära ja rahvuslik kadedus soomlaste suhtes tuli väga kiiresti kohale, et kus nad ikkagi meist nii palju paremini elavad. Kui me räägime Jumala kutsumusest ka selles käimises, siis aeg-ajalt on selle üle nagu selline omamoodi nagu kristlik rahvusromantiline oreool. Kui ma selle teada saan, siis mul ei ole enam ühtegi muret, mul ei ole ühtegi vaeva, ma ärkan hommikul üles, mu jalad hakkavad liikuma nii nagu nõukogudeaegses multifilmis Vaša ja Võlumoos, mu jalad, kuhu te mind viite ja ma lähen, eks ju, selle järgi. Aga mida me näeme siin? Nende 2 noore inimese eeskuju on tegelikult väga, väga oluline. Nad käisid selle maa läbi, nad tunnustasid ja ütlesid, Jumal, tõesti. See on see paik, kuhu sa oled meid kutsunud elama. Need on need inimesed, keda sa oled kutsunud meid teenima. See on see and, mida sa mulle oled andnud. Aga mida ma näen? Kogu see romantika lõpeb väga ruttu ära, sest mul ei ole vett. Ma olen paar korda proovinud seda teha. Ma olen mõned nädalad, mõned kuud, keegi võib-olla mõned aastad seda teinud. Ja tegelikult ma olen täiesti jänus. Ma ei jaksa seda enam teha, ma ei oska seda teha. Ja vot siis on see koht, kus enamus inimesed mida teevad? Enamus inimesed ütlevad, järelikult see ei olnud Jumalast. Või veel kõvem sõna on see. Mitte keegi ei armasta mind. Mind ei pandud tähele, mind ei aidatud, minust ei hoolitud. Vahest juhtub seda ka. Me ei ole kristlastena täiuslikud. Vahest on neid hetki, kus me ei märka teineteist ja me ei oska teineteist toetada siis, kui oleks tarvis. Aga tegelikult see esimene vastutus igal ühel kuulub meile, et me käiksime selle maala läbi, selle kutsumuse, mis täna sa tunned, et Jumal on sulle andnud. Kellegi jaoks on see palvetamine, kellegi jaoks on see vaestele inimestele toidu viimine, kellegi jaoks on see ülistus, kellegi jaoks on see kirikuehituse projekti juhtimine. Kuidas ma siis käin selle maa praktiliselt läbi? Esimene asi on see, julge öelda, et see maa kuulub mulle. Ma vähemalt täna olen palvetaja. Ma vähemalt täna olen ülistaja. Ma täna olen see, kes on kutsutud sellel suvel aitama lastekaid läbi viia pühapäeva õhtuti, et lapsed tunneksid, et on armastatud ja nendega on lahe möllata ja mängida. See on praegu see minu ala. Ja esimene asi, kuidas ma seda maala läbi käin, saades aru, mida ma vajan, on see, et ma loen sõna selle kohta. Ja ma palvetan. See on kõige esimene asi. See on vundament. Meil on täna kiusatus kõigepealt minna podcast'e kuulama või YouTube'i vaatama. Need on head allikad. Aga esimene asi on see, võta aega sõnas ja palves. Teine asi on see, suhte nende inimestega, kes sarnases annis töötavad, kes nii-öelda samases kutsumuses elavad. Kui keegi tunneb, et Jumal on praeguses hetkes andnud talle selle aja panustada tehnikameeskonda. Väga suurepärane. Tead, mõned, kes te olete Karmelis käinud kaua aega, siis ma ühel päeval nägin ühte inimest tänaval ja mul tuli meelde üks vana profeteering. See oli üks vana profeteering, kus öeldi, et Karmeli koguduse inimesed peavad maha kirjutama piibli kirjakohti, sest tuleb aeg, kus inimesed ei jaksa enam pilku üles tõsta, nad kõnnivad ainult silmad maas. Ja ma mõtlesin, et mina olin selles noor, ma mõtlesin, et kriidiga hakkame kirjakohti maha kirjutama või. Ühesõnaga, mul ei läinud see nagu tegeliku eluga kokku. Ühel päeval ootan ristmikul jalakäijat, kes üle tee läheb. Ja mida ta tegi? Nagu paljud teised, tal oli pilk maas, on ju nii? Tal oli telefon käes ja ta läks niimoodi. Ja see nagu täiega klikkis mind. Mitte, et see peab olema selle prohvetliku sõna nagu ainus lahendus, aga ma ei olnud kunagi mõelnud, et see tegelikult ongi see. Täna enamus maailma käib pilk maas. Nad ei jaksa tõsta pilku enam üles, nad vaatavad ainult seda. Ja kui me tahame, et Jumala sõna kuidagi neid puudutaks, siis me peame hakkama kirjutama sinna, kus nende pilk on rohkem ja rohkem. Ehk et tehnikatiim on väga oluline. Kalle, tubli. Kalle ütles aamen. Kui see on täna sinu maa, siis sa mõtled, et kus ma seda piiblist näen. Tead, see on hämmastav, kui sa tahad tehnilisi kirjeldusi, võtta lahti Hesekeli raamat, aga sa loed seal tehnilisi tekste, eks ju nii. Sa näed piiblist, kui oluline on teenimine.
ja sa saad piiblis seda inspiratsiooni, et palvetada. Siin on inimesed, kes on teinud aastaid ja aastaid tehnikameeskonnas tööd. Mine räägi nendega, küsi, kuidas sul sellega on, kuidas see toimib ja 3. asi, kuidas seda maad nii-öelda läbi käia on see, et luba endale käsi peale panna. 2. Timotuse kirja 1. peatükk, Paulus ütleb, et õhuta lõkkele neid armuande, mis sai sulle minu käte pealepaneku kaudu. Ära häbene minna ütelda inimestele, tead, mulle tundub, et Jumal on mulle andnud tänasel ajal selle maa. Ma ei tea, kuidas seda teha. Ma ei oska järgmisi samme võtta. Kas sa saaksid mu pärast palvetada? Loomulikult mina ise pean oma elus võtma otsustused vastu. Mina ise pean ennast valmistama, harima, oma pädevust tõstma. Ma ei anna seda vastutust palvetajale. Aga sellega ma avan ennast, et üks täiesti uus allikas Jumala käest saab mu ellu tulla. Sa saad sellega käia seda maad läbi, kaardistada ja märgata, mis mul seal on. Yes, mul on maa, mul on kutsumus, mul on lootust püsida. Aga sa näed ka seda, mul on täna puudu sellest. Seda kutsumust ei saa võib-olla üksi täita. Mul on vaja kedagi appi. Selles kutsumuseks ma pean minema, päris mitmed noored meie koguduses on käinud laulukoolis, sest nad on tundnud, et Jumal on neid kutsunud ülistajateks ja nad käisid seda kõigepealt harimas oma häält, et üldse oleks, millega seda ülistust esile tuua. Ja nii edasi, nii edasi. Nüüd, see kõige põhilisem asi, proovime selle lühemalt teha kui sissejuhatuse. Oli see sama hetk, kui Aksa ja Otnial läksid siis Kaalebi juurde ja ütlesid, et sa oled andnud meile maa, aga see maa on tegelikult kuiv. Ja see on huvitav eestikeelses nagu tekstis. Mulle jääb mulje, just kui need noored oleksid natukese sellised upsakad olnud. Eesti keeles oli nii selline lahe sõna, et see mees kehutas oma naist üles minema isa käest allikaid küsima. Aga tegelikult lugedes seda heebriakeelses kontekstis, see oli väga normaalne ja väga loomulik, aga see nõudis julgust. Mitte leppida sellega, mis on, vaid öelda, et tegelikult Jumal, ma vajan midagi veel. Enamus teist, kes te olete mingitel hetkedel oma elus kogenud Jumala kutset ja Jumala puudutust, see on alati suurem kui meie ise. Kui Jumal tuleb ja kõnetab inimest, kui ta annab talle mingi väljakutse, mingi missiooni, see on peaaegu alati selline, et vaapikene, kuidas ma sellega hakkama saan. Ja meil ei tule tihti mõttessegi, et küsida veel. Aga teate, see on sageli Jumala viis. Kui meil on kusagil elu valdkonnas mõni väljakutse ja me ütleme, Jumal, tule ja aita mind. Tule Jumal ja aita mulle ära võita hirm. Tule anna mulle juurde julgust. Jumal, tule õpeta mulle kannatlikkust. Aita, et ma ei ärritaks oma lapsi vihale isana, eks ju. Mis siis Jumal teeb? Ta annab meile hantlid. Ta annab esmapilgul justkui tööd juurde. Aga mitte selleks, et veel rohkem näidata, kui viletsad me oleme, vaid selleks, et mitte ainult ülesanne ei saaks sooritatud, vaid meie võiksime selle sees muutuda. Ja Kaalep andis ülemised ja alumised allikad ja ma tahan täna küsida sinult, kas sa oled täna põline Karmeli koguduses käia või käid sa siin harva, kus iganes sa liigud, me keegi ei saa oma elus tegelikuks elada seda kutsumust, kui meil ei ole seda ülemist ja alumist allikat. Ja heebrea keeles seda teksti lugedes, need ei olnud seisva vee lombid, need olidki sõna otseses mõttes allikad. Ja mis vahe oli siis selles, et piisab ühest või teisest, need olid eriti õnnistatud paigad, kui olid mõlemad. Ehk et alumised allikad, nad olid ikkagi allikad, aga mägede keskkonnas alumised allikad olid ka need, kus ülevalt lumevesi tuli alla, vihmavesi, see oli selline nagu korjeala. Sealt oli väga lihtne loomad said tulla sealt ise juua, sa võisid niimoodi mööda minnes kepseldes sinna sisse astuda, see oli nagu selline natukese kergem ammutamise koht. Aga need ülemised allikad, need olid tihti sellised, mida tuli teadlikult juhtida sinna, kus on täna minu vajadus. Sest nemad olid muidu harjunud rajama teed. Nad ütlevad, et paljudes mägedes sa pidid iga nädalaselt minema ja puhastama seda jõesängi, sellepärast, et koos selle hea veega, koos selle Jumala õnnistusega tuli sealt mägedest ikka mingid kive, tuli mingid murdunud puid, juhtus vahest sedagi, mida, kui me käisime eelmine aasta Alpides matkamas, siis meie üks tore matkaseil rääkis sellest, kuidas nad seal kuskil Põhja-Norras või kus iganes nad seal reisisid ja kuulge, seal on kõik voolav vesi nii puhas. Seal on nagu nii hea ja kõik jõid, ainult tema mingil põhjusel seekord ei joonud. Ja õhtuks olid kõik nii, et keegi viidi helikopteriga kiirabisse, inimesed jäid kõik haigeks. Tuli välja, et seal
üleval jooksu peal oli üks kohalik põder ära surnud täpselt sinna jõkke. Ja kõik see vesi, mis tuli, see vesi tuli läbi selle põdra ja kõik, kes jõid, olid haiged. Nendest ülemistest allikatest tulevat vett, seda pidid Iisraeli, nad pidid kogu aeg rajama seda teed uuesti ja uuesti. Esimene asi, ma korraks peatun selle ülemise allika juures. Ja teate, see on midagi, ilma milleta mitte keegi meist tegelikult oma kutsumust ellu ei ela. Ja ma täna küsin sinult, kas sinu ülemised allikad on lahti sinu isiklik, vahetu, unikaalne Jumala kogemus ja Jumalaga kohtumine? Mitte selline nagu Nimbil, mitte selline nagu Riinal, mitte selline nagu Margil, vaid selline nagu sinul. Mis on tänasel päeval? Kus on tänas nii-öelda see lahti tehtud allikas, mis jõuab sinu ellu? Kui ma vaatan tagasi oma elule, siis tegelikult on olnud väga erinevaid viise, kuidas Jumal on mind kõnetanud. Läbi aja ülistus ja muusika on olnud üks asi. Et kui ma tunnen, et ongi kuiv, võtan aega, ülistan ja tõesti sealt tuleb alati midagi unikaalset erilist. On olnud aegu, kus täiesti selline nagu nipsust. Jumal annab iga kord, kui ma panin piibli, nii-öelda audiopiibli mängima, ma mõtlesin, kus võimas, selline nagu värske Jumala kõnetus tuli. Praegult on minu elus see hetk, kus ma taas olen alustanud sellist nagu palvemärkmikku. Ehk et ma lihtsalt kirjutan üles hommikul palvetades, kirjutan üles neid mõtteid, mis mulle tundub, et püha vaim mu sees räägib ja neid kirja pannes. Kuidagi need kõnetavad mind täiesti uuel ja värskel moel. Kuidas täna sinuga on? Kas sa tead, kus su allikas on? Või sa ütled, et ei, no seal kuskil on. Vaata, kui ta seal kuskil lihtsalt on, siis see võib olla vabalt, et sinna ongi mingi põder juba ära surnud. Sa ei tea, kui puhas see on. See võid olla nagu kindel minu elus täna. See on see viis, kuidas Jumal mind kõnetab ja mind puudutab. Leia see üles, raja see, sest eelkõige see annab jõudu sulle, aga selle läbi tegelikult see sinu and rakendub ja toob õnnistust inimeste eludesse. Aga nüüd see teine, see alumine allikas, see on nagu palju inimlikum. Ja nagu ma teile ütlesin, see oli tihti see, seal oli allikas ka, aga sinna kogunes vihmavesi ja lumevesi. Võiks öelda, see on see, ma täna küsin, mis sinu hinge täidab täna? Kas su elus on midagi, mida tehes, mõni hobi, mingi trenn, mul siin mõni kuu tagasi, see oli väga lühike periood, aga no minu alumine allikas oli remondi tegemine kodus. Ma olin ise ka üllatunud, ma pole kunagi mingi remondi tegi inimene olnud, aga kuidagi nii tore oli. Tegid ühe päeva ja nägid kohe muutust ja see oli kuidagi selline hing oli kohe, ma see, wow, selline värske, mõnus alumine allikas. Aga mul kahjuks see läheb tavaliselt hästi ruttu üle. Ma nüüd ootan, et see vaimustus võiks jälle peale tulla, sest paar tuba on veel vaja ära remontida, aga no ei ole tulnud. Aga ma küsin, kas sinu elus see on olemas? Ja teate, need võivad olla vahest väga lihtsad. Ma korra jagasin seda ka siin, aga tuletan meelde, mulle väga meeldib üks mu hea sõber, käis nii-öelda sellises inimeseks olemise tehnoülevaatusel ja juba sellistes oma 60-tes mõttes ka, et läheb lihtsalt räägib professionaalse inimesega, et ta küsib mult õigeid küsimusi, kui mul on tarvis, ma saan natuks oma elu korrigeerida ja siis selle vestluse tulemusena see professionaal nõustaja ütles, et tead, ma pean ütlema, et sul on väga hea seis. Sul need alumised allikad töötavad hästi ja milles see väljendus? Ta ütles, et sul on 4 kõige olulisemat asja olemas. Tema puhul oli see, et ma saan sinu jutust aru, et sul on väga selge isiklik Jumala kuulmise ja kogemise nagu hetk igas nädalas. Mõni päev võib olla selline, kus, ma ei tea, oli või ei olnud, aga sul on igal nädal. Teine asi, sul on toimiv püsisuhe. Sul on normaalne naine, keda sa väidad, et sa armastad. See on haruldus. Ongi nii või? Siis ta ütles, 3. asi. Ta kuules seda juttu ja ütles, et vau, sa käid trennis regulaarselt. Sa oled keskiealine Eesti mees ja sul on hobi, mis sulle rõõmu pakub. Kas sa arvad, et see on nagu suure osa inimeste asi? Ei, see on väga väheste inimeste selline eesõigus täna. Ja 4. asi, kogu selle jutu seest tuli välja, et sellel keskiealisel Eesti mehel oli lisaks oma heale naisele sõber, kellega ta oma elu jagas. Regulaarselt ei varjanud midagi selle sõbra eest, see oli nagu selline hea avatud suhe. Mees, sa oled õnnelik. Sul on 4 kõige olulisemat punkti olemas, mis on vajalik selleks, et ise toimida teistele õnnistuseks olla. Ja see sõber ütles, ma ei tea, tulin sealt ära ja algus olin segaduses. Ma mõtlesin, nii vähe ongi õnneks vaja või? Ma mõtlesin, et selleks on ikka midagi suurt vaja, lotovõitu ja siis
iga kuu suuri reise ja siis veel neid ja teisi, aga tuleb välja, et tegelikult mul on nii-öelda need alumised allikad olemas. Kuidas on sinuga täna? Kui me räägime sellest Jumala kutsumusest ja sellest Jumalast antud, tõotatud maast meile, siis teete selle lahti keeramiseks, see on nagu iga võti. Nendel võtmetel on terve rivi erinevaid sakke. Ei ole lihtsalt üks sile. Need on vanad kulunud lukud, millele sa lükkad täiesti hambutu võtme sisse ja sa ütled, Jumal, aitäh, et sa oled mind kutsunud eespalvetajaks, nüüd ma lähen ja teen selle ära, põmm. Aitäh, Jumal, et sa oled mind kutsunud noorte töötegijaks või laste töötegijaks või sa oled kutsunud selle kiriku ilusaks tegijaks, põmm, ma lähen ja teen ära. Tavaliselt see ei ole Jumala kutsumine, vaid seal on need erinevad sakid, need erinevad hambad ja me peame need üles leidma. Need ülemised allikad. Ja vaatama regulaarselt, tõesti iga nädal, kas see kanal on sinna kohta olemas, milleks see on antud. Sest vaadake, Iisraelis täna, miks ta on nii viljakas riik, miks ta on ka nagu kõikides põllumajandusvaldkondades, kõiges selles nii efektiivne, nad on suutnud iga taime juurde tuua toru. Iga taime nad kasvatavad ja kastavad eraldi. Sinna tuleb vitamiinid, vesi, kõik muu. Ja siis nad saavad tohutut viljakust sealt. See on üks nagu võrdpilt meie eludesse samamoodi. Miks ma seda ütlen? Mulle tundub, et aeg-ajalt meie eludes on see, et meil on see ülemine allikas olemas, aga kuhu see voolab? See tavaliselt voolab lihtsalt minu enda heaoluks. Vau! Ma sain oma suraka hommikul kätte, lugesin piiblit, palvetasin ja nüüd ma saan kepseldes minna, see on väga hea. Sellest tuleb rõõmu tunda, kui sa saad kepseldes minna. Aga õpi seda kanalit nii-öelda oma elus kaevama nii, et see viiks välja sellesse sinu kutsumusse. Milleks Jumal sind on kutsunud ja kelle heaks ta on sind kutsunud. Ja kui see on vahepeal kuidagi umbe läinud, siis täna on suurepärane päev, kus kaevata see lahti. Öelda, Jumal, ma tänan, et sa oled andnud mulle tarkust ja jõudu. Aita mul rakendada seda selleks, kelleks sa mind oled kutsunud, kuhu sa mind oled asetanud. Sest kui ma seda ei tee, siis tegelikult juhtub nii, et see minu maa ei kanna vilja. Ja kui tuleb sügis, ma ei saa lõigata ja kui tuleb kevad, ma ei saa enam külvata. Ja ma vaatan tagasi ja Vana Testament, Jeremia raamat räägib ühest väga traagilisest hetkest. Ütleb, seal prohvetlik võrdpilt on selles, kuidas lõikajad on lõikuse kokku kogunud. Töö on tehtud, aga neid ei ole päästetud. Nemad ei ole sellest saanud kätte seda oma tulemit ja oma õnnistust. Me keegi ei taha olla sellised. Me ei armasta selliseid töökohti, kus meil lubatakse 6 aega rassida ja palgapäeval öeldakse, et ei õnnestunud seekord. Ei õnnestunud. Tule nädala pärast tagasi vaatame. Tavaliselt me ei taha sellistes töökohtades käia, aga oma vaimulikus elus, oma emotsionaalses elus samamoodi. Nii et, head sõbrad, me alustasime lihtsalt meile tuletusest, et Jumala ilmutus tuleb esile läbi Abrahami, Iisaki ja Jaakobi. Need, kes on käinud enne meid, on loonud midagi meile, et meie viiksime seda edasi. Aga meie roll on täna kätte võita see oma maa, see oma piirkond, kaardistada see ära, vaadata mitte lihtsalt rahvusromantiliste prillidega seda, et kui Jumal kutsus, küll ta ka varustab. Jah, ta varustab. Aga tihti see varustus tuleb esile peale teise palve. Jumal, ma vajan veel midagi. Sellest esimesest asjast on vähe. Ma vajan veel midagi. Ja kui ma selle uue palve palvetan, siis Jumal avab mingid allikad. Ta avab mingid uued viisid ja võimalused. Ta pakub mulle viise, kuidas oma hirmude ebakindlusega hakkama saada. Ja siis ma pean vaatama, et mu elus igapäevaselt oleksid olemas nii need ülemised allikad kui alumised. Minu põlvkond ja kui ma mõtlen tagasi minu nii-öelda isade põlvkonda vaimulikus mõttes, ma arvan, see põlvkond enne mind oli väga tubli ülemiste allikate inimesed. Olime koos siin Joosep Tammoga, ta räägib, et kui tema oli EKP Koguduste Liidu president, 3 aastat ei olnud mitte ühtegi vaba päeva ka, puhkusest rääkimata. Kui 3 aastat oli järjepanu töötatud, siis seal kõrvalt meeskond oli ta lihtsalt korraks kuskile jõuga puhkama pannud, sest see oli selline normaalne perspektiiv. Meie oma pastor Eti Meelis ju pani need legendaarsed sõnad lausesse, et parem on läbi põleda kui läbi roostetada. Võib-olla see meie põlvkond seal mõtles, et äkki on kusagil see vahepealne koht ka, eks ju, et äkki on mingi kesktee ka olemas. Aga mõned nädalad tagasi kohtusin väga-väga erilise kihvti mehega, polnudki teda ennem näinud kunagi, olin tast kuulnud. Ta on siis Rootsi suurima heategevusorganisatsiooni, täna tegevjuht, see on siis Heirik Jälpen, nagu meile Eesti mõistes, meie Koguduste Liidu sõbralt sõbrale.
nagu selline poekett, nemad teevad väga palju head Rootsis, Euroopas, Aafrikas, Ukrainas, igal pool. Ja mulle väga meeldis, kuidas nende juht Matteus ütles, et tead, see on nagu teistmoodi aeg täna. Inimesed tegelikult tahavad väga panustada, aga nad ei taha pühenduda. Ütles ka Rootsi heaolu ühiskonnas. Tegelikult inimesed tahavad olla osa milleski, mis on suurem kui nad ise. Nad tulevad vabatahtlikuna, aga nad ütlevad, ma teen 1 nädala, sest ma ei tea, mis järgmine nädal on. Inimesed tulevad tihti Jumala juurde, sest neile meeldib osa olla milleski suuremast. Nad on valmis panustama, aga nad ei taha pühenduda. Ja sellepärast täna ma kutsun sind ülesse. Üsna pea. Me võtame selle hetke ja aja, kus me koos tuletame meelde Kristuse surma. Teema, kes ta tuli, panustas, aga panustas nii, et ta pühendas kõigega. Ja kutsub sind mõtlema oma elule ja küsima, kas ma täna tean, milline on see minu päris osa, milline on see minu kutsumus Jumalalt selleks ajaks, kus ma täna olen. Ja kui ma olen selle kutsumuse enda sees kuidagi selgeks saanud, siis ma pean küsima, Jumal, kas see paik on varustatud täna nende allikatega, et ma võiksin väärikalt, vilja kandvalt selles elus elada. Aga hea kogudus, tõusume koos püsti, äkki te saate siin ülistajad tulla ka, teha seda, mis te südames on. Ja ma palun, et Sigmar tuleks veel siia appi. Üsna pea me tuleme nende kandikutega teie juurde ja nii nagu ma ütlesin, see, kuidas me seda teeme, see peegeldab meie koguduse uskumust ja sellist praktilist arusaama. Ja see kuidagi ei ole parem kui kellelgi teisel, aga mitte kehvem, see on viis, kuidas meie seda mõtestame. Jeesus ütles sellel ööl, kui ta ära anti, murdke seda leiba ja võtke sellest karikast. Sellega te tuletate meelde minu surma. Te tuletate meelde, et see, et meil on võimalus osadusse astuda Jumalaga, ei ole tulnud lihtsalt. See ei ole olnud pühapäevaõhtune kella 5. teenistus, vaid ma andsin oma elu teie eest. Ja ta ütles, tehke seda, kuni ma tulen tagasi. Ehk et me ei mõtle sellele kui ajaloolisele sündmusele ainult, vaid täna seda siin koos tehes me ütleme, et see on relevantne minu elu jaoks ka. Me alustasime täna selle lauluga, et su sulane kuulab su häält. Ja tegelikult sellega me ütleme, et Jeesus, ma kuulun sulle. Ja sellepärast, head sõbrad, kes te siin saalis olete, meie arusaam on, et see kuulub kõigile neile, kes on öelnud oma südames ja võib-olla ka oma suuga, Jeesus, anna mulle andeks minu patud. Ma olen patune inimene. Ma tean, et mina ise ei vääri seda, et tulla sinu ette ja öelda, Jumal, ma olen siin, õnnista mind. Aga kuna Jeesus on surnud minu eest ja ma tunnistan täna seda, et Jeesus on minu issand ja minu kuningas. Kui sa oled seda moel või teisel oma elus teinud, siis sa võid sellest osa võtta ja me teeme seda nii, et varsti tulevad meie koguduse vennad ja toovad selle teieni, siis me ootame kõik, kuni kõik on saanud kätte ja me teeme seda üheskoos. On ainult üks põhjus, miks Uus Testament tuletab meile meelde ja ütleb, et ära siis sellest võtta osa. Ta ütleb, et kui meie elus on teadlik Jumala sõna vastane käitumine, see ei tähenda seda, et sa ei tohi eksida. Sa oled täiuslik ja veatu. Meist keegi ei ole. Rooma kiri ütleb, et kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Aga Piibel ütleb, et me peame parandama meelt. Ja kui kusagil meie elus on mingi valdkond, on see kadedus, on see tagarääkimine, võib-olla see on amoraalsus, võib-olla see on sõltuvus, siis täna on see koht, kus sa võid öelda, Jumal, anna mulle andeks. Ma tean, et see ei ole sinu sõna kohane. Ma tahan parandada meelt. Aga kui sa oma südames mõtled, et ma ei taha parandada meelt, ära muretse, lase see edasi. Sa ei pea seda võtma, sest et muidu õnnistuse asemel tuleb see pigem hoopis needuseks. Aga nii nagu ma ütlesin, sõbrad, sellel ööl, kui Jeesus ära anti, ta võttis leiva, ta õnnistas, tänas, murdis, ulatas jüngritele ja ütles, võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest ära antakse. Ja samal kombel võttis ta karika peale õhtu söömaaega, ulatas sellega jüngritele ja ütles, see on uus leping minu veres. Nii sageli, kui te iganes siit seest joote, te meenutate minu surma, kuni ma tulen. Kallis taevaisa, me täname selle eest, et sina andsid oma ihu meie eest. Andsid Jeesuse meie eest
ja et Jeesus, sina olid nõus andma ennast oma ihu, et lasid seda murda, et meie eest maksta see patuvõlg, et meil oleks lunastus, et meil oleks vabanemine ja tervenemine ja taastamine, et uueks tegemine. Isa, ma tänan sind selle eest, et sa andsid oma armsa poja. Aitäh selle eest, et meil on võimalik sellest osa saada, oma selle vastuvõtmisega osa saada sellest. Aitäh sellest. Aitäh, et sa murdsid Jeesuse. Ja ma palun, et Meelis ja Eerek, olge head, tulge appi. Ja meil on täna selliselt, et kandikud tulevad varsti jõuavad teieni, aga kui keegi vajab gluteenivaba leiba, siis ole hea, anna käega märku ja Sigmar tuleb selle väikese kandikuga ja annab sulle, kui sa vajad. Ja kes vajab siis sellist gluteenivaba, et siis andke käega märku ja Sigmar tuleb, annab seda. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Julgelt tulen. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Sinu palges. Sinu palges. Sinu palges. Sinu palges seisan ma. Seisan ma armastuses, tegid tee meil, astuda võin sinu ette ma. Sinu armust mitte miski lahutada enam mind ei saa. Sinu palges. Sinu palges. Sinu palges seisan ma. Seisan ma sinu palges. Sinu palges. Sinu palges seisan ma. Seisan ma. Kristuse ihu, mis on meie eest antud. Ja see tema veri, mis on meie eest valatud. Ja nüüd me saame ühes koos paluda meie isa palvet. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi.
Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Amen. Sõbrad, nüüd on kohe veel võimalus teha üks kiituse lugu. On niimoodi, jah? Üks suur privileeg selle juures, kui sa ülistust juhid, on see, et sa saad valida neid lugusid, mis sind kõnetavad ja mis sulle meeldivad. Nii et kutsun teid kõiki üles ülistust vedama. Siis saab oma lemmiklugusid võtta, eks ju? Kuidas? Et siis saab oma lemmiklugusid võtta, on ju? Just. Aga selle koosoleku viimane ülistuslugu on loo nimi on Sind usaldan ja tekst on jälle selline, mis on nagu väga-väga nagu eluline ka, et Jumal saab sinuga hakkama, igaühega saab hakkama. Kes iganes kardab issandad, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. Oh Jumal, tulen su juurde ma, uurin ja proovin oma teid ja pöördun tagasi issanda juurde. Tõstan oma südame ja käed Jumala poole taevas. Sina näed, ma ei tea, aga sina tead, sellepärast otsin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Kes iganes kardab issandad, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. Oh Jumal, tulen su juurde ma, uurin ja proovin oma teid ja pöördun tagasi issanda juurde. Tõstan oma südame ja käed Jumala poole taevas. Ma ei näe, aga sina näed, ma ei tea, aga sina tead, sellepärast otsin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Ma ei näe, aga sina näed, ma ei tea, aga sina tead, sellepärast otsin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Sind ma usaldan, et sulle alistan ja kõik, mis on mu sees, sind ülistab. Ma tänan selle eest, et käia võin su teel, ükskõik mis seisab ees, su jaoks vaid elan. Ja sind ma usaldan, et sulle alistan ja kõik, mis on mu sees, sind ülistab. Ma tänan selle eest, et käia võin su teel, ükskõik mis seisab ees, su jaoks vaid elan. Ma ei näe, aga sina näed,
sellepärast otsin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Ma ei näe, aga sina näed, ma ei tea, aga sina tead, sellepärast otsin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Teeme ühe korra veel. Ma ei näe, aga sina näed, ma ei tea, aga sina tead, sellepärast otsin esmalt ma su kuningriiki sind usaldan. Amen. Aitäh teile. No nii, teenistus hakkab vaikselt ühele poole saama ja ma tõesti julgustan teid. Kui oli täna midagi, mis Jumal konkreetselt kõnetas ja kuhu Jumal pani oma näppu ja ütles, et siin, see on sulle, siis ma julgustan olema sõnakuulelik, sest kui on midagi, mida ma oma elust Jumala korral õppinud, siis on see, et kui ma käin selle järgi, mida Jumal on mulle öelnud ja käin Jumala sõna kohaselt, siis see on olnud üks kõige paremad asju oma elus ja see toob nii palju rahuldust ja see lõppeks on täpselt see, mida me oma kõige südames hoopis igatseme. Nii et ma julgustan tõesti käima selle järgi, mida Jumal teile ütles ja kui täna oli midagi erilist, siis kirjutage see üles, pange see kõrva taga, ärge jätke seda siia. Mulle meeldib see, mida Sigmar kunagi jagas, et siis need varesed tulevad ja nokivad selle ära ja sul ei ole seda enam. Nii et see sõna Jumalalt, see on nii väärtuslik. Ja ma tuletan veel kord meelde, pärast saate eespalvet, kui te soovite seda. Aga lõpetame selle teenistuse ja palume üksteise üle õnnistussõnu, nii nagu Jumal palus Moosest. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Amen. Amen. Ilusat pühapäeva õhtut, ilusat algavat nädalat. Nägemist. Kes võiks seista mu vastu,